Lennart Meri, Siberi saladus NKVD arhiivides Moskvas leidub toimik numbriga 5044, mis oli 50 aastat täielikult suletud isegi kõrgetele Nõukogude ametnikele. Selles toimikus on nimekiri Eestist deporteeritud perekondadest, aga see, mis teeb selle dokumendi tõeliselt šokeerivaks, pole mitte nimekiri ise, vaid käsitsi kirjutatud märkused NKVD ohvitseri poolt ühe 12-aastase poisi kohta, Lennart Meri. Poiss on intelligentne, valdab 5 keelt, mõistab kõike. Diplomaadi poeg. Ohtlik element. Vajab pidevat jälgimist. Miks Nõukogude salajased teenistused pidasid üht last nii ohtlikuks, et temast peeti eraldi toimikut? Mis oli selles poisis, mis pani terve impeeriumi masinavärgi teda kartma? Ja kõige olulisem, mida nägi Lennart Meri Siberis, mille kohta perekond vaikis peaaegu pool sajandit, kuni viimaste eluaastateni. 41. aasta suvel, täpsemalt 1. juuni öösel, ärkas Tallinna vaikne diplomaatide linnaosa Kadriorg ebatavalisest hälinast, mis kordus korter korterilt, maja majalt, kus elanud Eesti Vabariigi aja haritlased, ametnikud ja diplomaadid. Need ei olnud tavalised külalised, kes koputasid uste taha keskööl, vaid NKVD sõdurid ja ohvitserid, kelle kätes olid Moskvas juba 2 nädalat varem allkirjastatud deporteerimiskorraldused. Georg Meri perekond, kus isa oli olnud Eesti Vabariigi diplomaat ja Shakespeare'i tõlkija, ema Alice Brigitta pärit Saksa aadliperekonnast ning pojad, keda kasvatati Euroopa klassilise hariduse vaimus, magasid veel rahulikult oma kodus, kus raamatukogu oli täis haruldaste trükiste ja kunstiteostega. 30 minutit, täpselt nii palju aega anti igale perele, et pakkida oma elu kokku ja valmistuda teekonnaks, millest paljud ei saanud kunagi tagasi tulla. Lennart, kes oli just tähistanud oma 12. sünnipäeva varakevadel, ärkas oma toas julmast koputamisest ja võõrastest häältest, mis kõlasid tema kodukoridorides, nagu invasioon teisest maailmast. Kuni selle hetkeni oli tema elu olnud täis raamatuid, keeli, reise koos isaga läbi Euroopa ja unistusi tulevasest kirjaniku või uurija karjäärist, aga nüüd, ühe öö jooksul, see maailm lagunes täielikult. Tema ema Alice Brigitta, kes alati hoidis oma perekonna ees väärikust ja rahu, hakkas kiiresti pakkima sooja riideid, tekke ja mida iganes ta leidis köögikapist, samal ajal kui Georg seisis akna ääres, vaadates Tallinna öist vaadet, teades juba oma diplomaadilise kogemuse ja poliitilise olukorra analüüsi põhjal, et nad ei pruugi kunagi enam seda linna näha. Ohvitseri valvas pilgu all, kes seisis ukse juures käsipüstoli käepidemele asetatud, pakkisid Meri lapsed oma kooliraamatud, fotod ja mõned isiklikud asjad, teadmata veel, et kõik, mis nad jätsid maha, maja, raamatukogu, mööbel, isegi nende lapsepõlve mälestused, hävitakse või konfiskeeritakse Nõukogude riigiametnike poolt järgmiste nädalate jooksul. Tallinna raudteejaam oli täis perekondi, kes kõik olid saanud sama öise külaskäigu, sama 30 minuti ultimaatumi ja sama saatuse, sõita idesse, Siberisse, tundmatusse, kus temperatuurid talvel langesid alla -40 kraadi ja kus tsivilisatsioon tundus olevat 1000 kilomeetrit kaugel. Lennart nägi oma õpetajaid, naabreid, sõprade peresid, kõiki samu inimesi, kes olid olnud osa tema turvalisest ja haritlaslikust maailmast, kõiki nüüd lükatud kaubavagunitesse nagu kariloomi, ilma voodita, ilma tualettideta, ainult puitpõrand ja ämber nurgas. NKVD konvoid ei selgitanud midagi, ei vastanud küsimustele, lihtsalt täitsid oma käske mehaaniliselt ja külmalt, sulgedes iga vaguni raudlukuga, mis kõlas nagu lõplik otsus millegi üle, mis kunagi oli olnud. Rong hakkas liikuma ida poole varahommikul ja Lennart, kes vaatas läbi vaguni seinapragu, nägi, kuidas tema kodulinn, Tallinn koos oma keskaegse vanalinna, merega ja mälestustega muutus järjest väiksemaks ja udusemaks horisondi taga, kuni see kadus täielikult. 3 nädalat raudteevagunis, kus temperatuur oli lämmatav suvekuumus ja kus õhk oli nii paks, et hingamine tundus füüsiline pingutus, kus beebed nutsid pideva januse ja vanemad inimesed ei suutnud enam füüsiliselt vastu pidada, see oli teekond, mis muutis kõiki, kes seda kogesid. Lennart kirjutas oma märkmikusse, kuhu ta kirjeldas igapäeva detailideni, vaguni sees inimeste nägusid, vestlusi, mida ta kuulis, kõike, mida ta nägi läbi vagunipragu, nagu oleks ta proovinud säilitada mälestust sellest, mis toimub, teades juba oma 12. eluaastal, et see, mida ta näeb, on midagi, mida ajalugu võib-olla tahab kunagi teada. Georg Meri, kasutades oma diplomaatlikku kogemust ja keeleoskust, sai peagi vaguni sisemiseks vahendajaks ja rahuloojaks, lahendades konflikte, organiseerides piiratud ressursside jaotamist ja üritades hoida vähemalt mingit inimlikku väärikust situatsioonis, mis üritas kõik muuta loomadeks.
Alice Brigitta laulis lastele Eesti laule, rääkis neile lugusid Eestist, õpetas neile ajalugu ja kultuuri, olles täielikult teadlik, et ainus asi, mida Nõukogude võim ei saa neilt ära võtta, on nende identiteet ja mälu, kui nad suudavad seda kaitsta. Kui rong lõpuks peatus Uuralite taga keset Siberi lõpmatuid metsi ja jõgesid, avati vaguni uksed esimest korda 3 nädala jooksul ja inimesed, kes väljusid sealt, olid juba muutunud õhemad, nõrgemad, traumeeritud, aga veel elus. Perekonnad jagati erinevate asundustesse ja Meri perekond saadeti metsatöödesse Kirovi oblastisse, kus nende uueks koduks sai puust baraki osa, umbes 4 ruutmeetrit pinda kogu perele, ilma sooja veeta, ilma tualetita sees, ilma mitte millegi teistega peale puitvoodi ja väikese lauaga. Esimesed ülesanded tulevad kiiresti, kõik, kes on üle 10 aasta vanad, peavad töötama metsaraies, puidu töötlemises või metsast materjali kogumises ja normid on nii kõrged, et kui neid ei täideta, siis toiduratsioone vähendatakse, luues nii nõiaringi, kus sa pead töötama oma väljapääsu niigi väikselt toiduportsjonilt suuremale, aga ilma piisava toiduta ei ole sul jõudu normid täita. Lennart, kes oli kasvanud raamatute ja intellektuaalse arutelu keskel, pidi nüüd kandma puitu oma seljas läbi sügavate metsade ja tema käed, mis varem oli hoidnud pliiatsit ja raamatuid, täitusid villville ja haavadega esimeste töötundidega. Siberi metsad, taiga kõrge kuuskedega ja eluohtlike loomadega, nagu karud ja hundid, olid maailm iseeneses, mis oli nii kaunis kui ka hirmutav samaaegselt ühe 12-aastase linnapoisi jaoks, kes polnud kunagi varem elanud väljaspool tsiviliseerunud linnaelu. Lennart õppis ära looduse märgid, kuidas lugeda loomajälgi lumel, kuidas leida söödavaid marju ja seeni, kuidas vältida ohtlikke alasid, kus võisid olla röövloomad ja kuidas üldse ellu jääda keskkonnas, mis tundus olevat loodud inimese hävitamiseks. Lapsed kohanesid kiiremini kui täiskasvanud, neil oli paindlikkus mõtlemises ja õppimisvõimes see, mis puudus nende vanemailt, kes olid kinni oma varasemates elukogemustes ja ootustes, aga selle kohanemise hinnaks oli lapsepõlve kaotus. Kuna 13-aastane Lennart tegi nüüd täiskasvanu tööd, kandis täiskasvanute vastutust ja nägi asju, mida ükski laps ei peaks kunagi nägema. Esimene talv Siberis, aastatel 14 esimene kuni 14 teine, oli brutaalne elamus, mis testis iga perekonnaliikme füüsilist ja vaimset vastupanuvõimet äärmusteni. Temperatuurid langesid alla –35 kraadi Celsiuse järgi ja baraki, mis polnud ehitatud selliseks külmaks, muutus surmaohtlikuks lõksuks, kus iga õhtu tähendas võitlust hüpotermia vastu. Meri perekond magas täielikult riides, kaetuna kõigi riidete ja tekkidega, mida neil oli, ja keegi pidi alati valvama, et ahi, kus põletas metsakülvatud puud, ei kustuta, sest kui see juhtus, siis sisetemperatuur langes nii kiiresti, et inimesed võisid uinuda ja mitte enam ärgata. Lennart seisis oma esimest valvevahetust ahju juures, kui ta oli 13 aastat vana, lisades puitblokke tunni järel ja kuulates vaguni magavate perekondade hingeõhku, kujutledes, mis juhtuks, kui ta kaotaks tähelepanu või jääks ise magama. Sel talvel toimusid kaotused, vanemad inimesed, kelle kehad ei suutnud taluda äärmuslikke temperatuure, haigestusid kopsupõletikesse ja teistesse haigustesse, aga meditsiiniabi oli praktiliselt puudu, ainult üks põhikoolitusega õde ja mõned põhilised ravimid. Kevad tõi lühikese pausi, kui lumi hakkas sulama, jõed tõusid ja Siberi päike tundus peaaegu soe mõneks nädalaks, andes inimestele lootust ja hingamisruumi pärast talve õudusunenägu. Inimesed tulid välja barakitest, lapsed mängisid jõe ääres, emad pesid riideid, mida nad polnud saanud talvel puhastada, ja hetkeks tundus elu talutav. Lennart uuris asunduse ümbrusi, õppis geograafiat, tundma õppis taimi ja vaatles looduse muutusi, ja need teadmised Siberi loodusest haakusid temasse sügavalt. Hiljem, kui ta sai uurijaks ja kirjanikuks, uuris ta põhjarahvaste kultuure ja traditsioone ja need huvid algasid siin, Siberi taigas, kus üks 12-aastane Eesti poiss pidi õppima ellujäämist. Aga kevad tõi ka uusi ohte, paisunud jõed muutusid surmavaks neile, kes üritasid neid ületada, sääsed ilmusid paksudes parvedes, muutes metsatöö võimatuks ilma kaitseta ja töönormid ei langenud, vastupidi, kuna päevad muutusid pikemaks, oodati töötajatelt rohkem toodangut. Lennart töötas nüüd 6 päeva nädalas, 10 tundi päevas, 14-aastaselt tehes täiskasvanute tööd, kandes raskeid puukogusid, käsitsedes kirveid ja saage, tema käed olid täis villuseid ja selg valutas pidevalt, aga ta ei kurtnud kunagi. Ta oli näinud, mis juhtub nendega, kes kurdavad või keelduvad töötamast, nad saadetakse veel karmimate laagritesse, kus ellujäämise määrad olid peaaegu nullid, nii et vaikimine ja kuuletumine said peamiseks ellujäämise strateegiaks.
Asunduses, kus elas umbes 200 Eesti deporteeritut, tekkisid tugevad sidemed perekondade vahel, inimesed aitasid üksteist, jagasid toitu, kui keegi oli haige, toetasid üksteist moraalselt rasketel aegadel. Ja Lennart sõbrunes teiste samavanuste poistega, kõik diplomaatide, õpetajate või ametnikeke lapsed, kes olid nüüd sunnitud elama sarnastes tingimustes. Koos uurisid nad taigat, õppisid püüdma Kalujõest, rääkisid mälestusi Eestist ja jagasid unistusi tulevikust, kui nad kunagi tagasi pääsevad, aga lapsed teadsid, et mitte kunagi rääkida sellest järelevalvajatele juures, sest igasugune deporteeritute organiseerumine vaadati kahtlustavalt süsteemi poolt. Kuidas suutis üks 13-aastane poiss hoida lootust Siberi laagris, kus kõik ümber teda rääkis lootusest ja tulevikust? Kus ta leidis jõu jätkata päevast päeva, kui kõik märgid näitasid, et tulevikku ei ole? Milliseid mõtteid tal olid, kui ta töötas kuni väsimuseni, ümbritsetud kannatusest? Lennart Meri ei rääkinud kunagi avalikult nendest intiimstest kogemustest ja tunnetest, aga tema hilisemad tegevused, tema pühendatus Eesti vabadusele, võitlus totalitarismi vastu, inimväärikuse kaitsmine, kõik need juured on siin, Siberi taigas, aastatel, mil ta kujundas oma iseloomu ja maailmavaadet. Deportatsiooni esimene aasta oli muutnud Lennartit igaveseks, ta polnud enam see 12-aastane poiss, kes oli läinud rongi Tallinnast, vaid nüüd oli ta 13-aastane nooruk, kes oli näinud surma, kannatust ja totalitarismi jõhkrust omal nahal. Tema vaimne areng sel perioodil oli paradoksaalne, ühest küljest kasvas ta kiiresti küpseks, kaotades lapsepõlve naiivsuse ja omandades ellujäämisoskused, mis olid talle varem võõrad, aga teisest küljest püüdis tema isa Georg säilitada perekonna hariduslikku ja kultuurilist identiteeti, õpetades Lennartile ja tema vendadele iga õhtu keeli, ajalugu, kirjandust ja filosoofiat nende barakikorteri pimedas nurgas. Georg mõistis, et kui nad kaotavad oma hariduse ja kultuuri, siis Nõukogude süsteem on tõeliselt võitnud, hävitades mitte ainult nende füüsilise vabaduse, vaid ka nende vaimse identiteedi, nii et iga õhtu, pärast väsitavat tööpäeva, kogunes Meri perekond kokku ja rääkis eesti keeles vähemalt tunni jooksul, luges eesti luulet, laulis rahvaviise ja jagas mälestusi Tallinnast. Lennart pidi kirjutama oma märkmikusse vähemalt ühe lehe eesti keeles iga päev, olenemata sellest, kui väsinud ta oli, ja see distsipliin, mida Georg nõudis, oli ellujäämise võti, mitte ainult füüsiline ellujäämine, vaid ka kultuuriline ja vaimne ellujäämine. Asunduses toimusid ka salajased kogunemised, iga pühapäev, kui töö puhkes mõneks tunniks, tulid Eesti deporteerituid kokku metsas, väljaspool järelevalvajate vaatevälja, et laulda Eesti laule, lugeda luuletusi ja meenutada kodumaad. Need kogunemised olid rangelt keelatud Nõukogude võimude poolt ja osavõtjad riskisid tõsiste karistustega, aga inimesed võtsid seda riski, sest need tunnid, kus nad said olla eestlased koos, mitte lihtsalt numbrid Nõukogude süsteemis, olid hädavajalikud nende vaimsele tervisele. Lennart osales neis kokkusaamistel koos oma isaga ja seal ta kuulis vanemate inimeste lugusid Eesti Vabariigist, vabadussõjast, kultuuripärandist ja rahvuslikust identiteedist ja need lood istusid tema südamesse nii sügavalt, et hiljem, kui ta sai kirjanikuks ja filmitegijaks, keskendusid tema teosed just nendele teemadele, Eesti rahva ajalugu, kultuur, identiteet ja võitlus vabaduse eest. Kuidas säilitada inimväärikust, kui su ümbruses püütakse sind muuta loomaks? Kuidas hoida oma identiteeti, kui kogu süsteem tahab sind assimileerida ja hävitada? Need küsimused olid keskpunktis iga päev ja iga deporteeritu jaoks ning vastused, mida Meri perekond leidis, kultuuriline vastupanu, hariduse jätkumine, kogukonna loomine, said Lennarti põhiväärtusteks, mida ta kandis terve oma elu ja mida ta hiljem kasutas Eesti taasiseseisvumise võitluses. Aastal 1942 tõi uudiseid sõjast, Saksamaa oli ründanud Nõukogude Liitu ja see muutis kogu olukorda. Eesti deporteeritute jaoks oli see uudis ambivalentne, ühelt poolt iga asi, mis nõrgendas Nõukogude Liitu, tundus lootusena võimalikuks vabastamiseks, aga teiselt poolt sõda tähendas veelgi rohkem kannatusi kõigile. Asunduse töönõuded muutusid veelgi brutaalsemaks, kõik töövõimelised täiskasvanud pidid töötama 14 tundi päevas sõjapingutuste jaoks ja Georg ning Alice Brigitta tulid igal õhtul tagasi nii väsinuna, et nad vaevalt suutsid rääkida. Lennart, nüüd 13 aastat vana, pandi töötama põlludele kõrvuti täiskasvanutega, töö, mis ületas tema füüsilisi võimeid täielikult, aga selles kannatuses leidis ta midagi ootamatut, kogukonda teiste Eesti deporteeritutega lähiküladest, kellega ta sai rääkida oma keeles, kellega ta sai jagada mälestusi ja lootusi.
Igal pühapäeval, kui töö oli peatatud mõneks tunniks, kogusid Eesti deporteerituid salaja kokku, et laulda rahvuslikke laule ja meenutada kodumaad, ja kuigi need kogunemised olid rangelt keelatud ja nende avastamine tähendanuks tõsiseid karistusi, võtsid inimesed seda riski, et tunda mõneks tunniks, et nad pole üksi oma kannatustes. Lennart osales neis kokkusaamistel ja seal ta kohtus vanemate inimestega, kes rääkisid talle Eesti ajaloost, kultuurist ja vabadusest nii kirglikult, et see süütas tema südames tule, mis ei kustuks kunagi. Armastus oma rahva ja kultuuri vastu ning tahe võidelda nende säilimise eest hoolimata kõigist raskustest. Sügisel 42 sai Meri perekond esimese kirja Eestist, see oli Georg kaugest sugulaselt, kes oli kuidagi suutnud välja selgitada, kus deporteeritud perekond asus. Kiri oli lühike ja tsenseeritud, peaaegu iga teine lause oli tsensorite poolt välja lõigatud, aga see sisaldas kriitilist informatsiooni. Nende kodu Tallinna Kadriorus oli konfiskeeritud ja muudetud kommunaalmajustuseks Nõukogude ametnikele ning kõik perekonna vara, sealhulgas Georg raamatukogu tuhandetega haruldaste raamatutega, oli kas konfiskeeritud või hävitatud. Georgile oli raamatukogu kaotus peaaegu sama valulik kui deporteerimine ise, need raamatud esindanud terve elutööd, tema kirge ja sidet Euroopa kultuuriga, ning kui Lennart nägi oma isa nutmas esimest korda pärast deporteerimist, mõistis ta, et kaotused ei ole ainult füüsilised, vaid ka vaimsed ja emotsionaalsed, ja need vaimsed kaotused võivad olla veel valulikumad. Aga kirjas oli ka midagi ootamatut, vana fotograafia nende kodust Kadriorus, tehtud enne okupatsiooni, ja perekond vaatas seda fotot tundide kaupa, igaüks püüdes meenutada detaile, lõhne, helisid sellest elust, mis nüüd tundus nii kaugel, et see võinuks olla unenägu. Talvel 14.2–4.3 läks olukord Meri perekonnas drastiliselt halvemaks, kui Georg haigestus tõsiselt, tõenäoliselt kopsupõletik või tuberkuloos, keegi ei teadnud täpselt, sest külas ei olnud arste. Alice Brigitta veetis oma päevad töötades põldudel ja ööd hoolitsedes oma haige abikaasa eest, kurtes end täieliku kollapsini, ja Lennart, nüüd 14 aastat vana, muutus äkitselt de facto perekonnapääks. Ta pidi leidma lisatoitu oma haigele isale, hoolitsema oma nooremate vendade eest, tegema oma tööd ja osa oma vanemate tööst samuti, ning need kuud olid kogu deportatsiooni kõige raskemad, igal päeval tundus, et see võib olla Georg viimane. Ning perekond elas pideva hirmuga, et nad kaotavad tema Siberis. Aga Georg jäi ellu osaliselt tänu Alice Brigitta obsessiivsele hooldusele, osaliselt tänu tema tugevale kehalisele konstitutsioonile ja osaliselt, nagu perekond uskus, tänu puhtale tahtele mitte jätta oma perekonda Siberisse. See kogemus muutis Lennartit sügavalt, ta õppis, et ellujäämine ei ole ainult füüsiline tugevus või intelligentsus, vaid kogukond, pühendatus lähedastele ja keeldumine alla andmast isegi siis, kui kõik tundub kaotatud. Ning need õppetunnid said hiljem tema poliitilise filosoofia aluseks, kui ta juhatas Eestit läbi Nõukogude järgse ülemineku. Kevadel 14.3, kui Georg oli taastunud piisavalt, et naasta tööle, kuulis perekond esimesi positiivseid uudiseid 3 aasta jooksul. Sõda oli pöördumas Saksamaa vastu. Punaarmee hakkas taas valutama kaotatud territooriume ja Stalin andis välja dekreete, mis lubasid mõnedel deporteeritute kategooriatel naasta Euroopa ossa Nsvelist, mitte koju, aga vähemalt lähemale kojule. Meri perekond ei olnud esialgu nimekirjas ümberpaigutamiseks, aga Georg, kasutades oma vanu diplomaatilisi oskusi ja keelteoskust, suutis veenda kohalikke võime, et tal on kvalifikatsioonid, mis oleksid kasulikud sõjapingutuste jaoks tööstuses, ning mais 14.4 sai Meri perekond loa lahkuda Siberist ja kolida Jaroslavli, tööstuslinna Moskvast põhjas. Lennartile oli see liikumine nagu taassünd, pärast 3 aastat Siberi külas ilma koolideta, ilma raamatuteta, ilma ühegi sidemeta tsiviliseeritud maailmaga, kolis ta nüüd linna, kus oli raamatukogu, kinoteater, kool, kus ta sai jätkata oma haridust ja kuigi ta oli endiselt eksiilis, endiselt inkavad järelevalve all, endiselt ilma õiguseta naasta Eestisse, tundus Jaroslavl võrreldes Siberiga peaaegu paradiisina. Lahkumine Siberist oli emotsionaalne, hoolimata kõigest, mida nad seal kannatasid, jättis Meri perekond maha sõbrad, inimesed, kes elasid üle koos nendega, lood, mis seosid neid selle neetud kohaga, aga rongis. Vaadates, kuidas Siber kaob nende taha, tegi Lennart endale lubaduse, ta ei unusta kunagi, mida ta seal nägi, ta ei unusta kunagi inimesi, kes seal kannatusid, ja ta teeb kõik, mis on võimalik, et sellised tragöödiad ei korduks eales, ning see lubadus juhatas tema tervet elu alates selle hetkest kuni tema viimsete päevadeni Eesti presidendina.
Jaroslavis algas Lennarti jaoks uus peatükk, ta astus kooli, kus ta oli esimest korda pärast 3 aastat klassiruumis teiste õpilastega, õpetajatega, raamatutega ning ta neelas teadmisi nagu käsn vett pärast pikka põuda. Tema intelligentsus ja keeleoskus, mis olid aidanud tal ellu jääda Siberis, said nüüd taas akadeemiliseks eeliseks ja ta edestas klassi kiiresti, hoolimata 3-aastasest hariduse katkestusest deportatsiooni tõttu. Aga Jaroslav oli ka Nõukogude propaganda süda, koolid olid täis Stalini kultust, kommunistlikku indoktrineerimist ja antiläänelist retoorikat ning Lennart, kes oli üles kasvanud Euroopa kultuuris ja keda tema isa oli õpetanud kriitiliselt mõtlema, pidi õppima navigeerima selles keskkonnas, kus vale sõna või vale küsimus võis tähendada tagasipööramist Siberisse või hullemasse kohta. Ta arenes oskuseks, mida hiljem nimetatakse topelteleks, võimeks avalikult mängida Nõukogude süsteemi reeglite järgi, samal ajal kui privaatselt säilitades oma tõelised veendumused ja identiteeti ning see oskus, mida tuhanded Nõukogude eestlased pidid omandama, et ellu jääda, sai Lennarti teiseks natuureks. Koolis ta oli eeskujulik õpilane, kes teadis, mida õpetajad tahtsid kuulda, aga kodus tema perele jäi ta eesti poiss, kes rääkis oma emakeeles, luges eesti luulet ja und mõtlemise tulevikust, kus Estonia oleks taas vaba. See topeleksistents oli väsitav ja psühholoogiliselt raske, eriti noorukile, kes oli juba näinud ja koganud nii palju traumat, aga see oli vajalik ellujäämisoskus Nõukogude Liidus. Aastatel 14–47 Lennarti nooruseperioodil Jaroslavis kujunes tema isiksus ja maailmavaade, mida ta kandis kogu oma elu, sügav huvi teiste kultuuride ja keelte vastu, kirjanduse ja filmi vastu kui vahendite vastu, millega rääkida tõdesid, mida ei saa otse väljendada, ning eluaegne pühendus Eesti rahva vabadusele ja kultuurilisele säilimisele. Ta luges kõike, mida ta sai kätte, vene klassikuid, tõlgitud lääne kirjandust, ajalooraamatuid, filosoofiat, ning ta kirjutas oma märkmikusse jätkuvalt, dokumenteerides oma mõtteid, vaatlusi ja kogemusi, teades juba siis, et ta tahab saada kirjanikuks või ajakirjanikuks, kellel on võimalust rääkida lugusid, mis vajavad rääkimist. Aga isegi Jaroslavis, kaugel Siberist, ei olnud Meri perekond kunagi täielikult vaba, nad olid endiselt registreeritud kui deporteerituid, endiselt inkavad järelevalve all, endiselt piiratutega liikumisvabaduses ja karjäärivõimalustes. Ning iga aasta, kui Lennart vanemaks sai ja hakkas mõtlema oma tulevikule, sai selgemaks, et tema elutee saab olema raskem ja piiratum kui inimestel, kes ei kandnud deporteerimise märgist. Aga ta ei lasknud sellel hirmul ega piirangul ennast määratleda, vastupidi, tema kogemused Siberis ja elukogemus eksiilis muutsid teda tugevamaks, otsustavam ja selgemaga oma eesmärkides, ning need omadused, mida ta arendas nendel rasketel aastatel, said tema suurimaks varaks hiljem, kui ta juhatas Eestit vabaduse poole. Kas teie saate ette kujutada, kuidas oleks kasvada noorukiks keskkonnas, kus iga sõna võis olla ohtlik, kus iga sõprus võis olla potentsiaalne reetmine, kus su minevik oli märgistus, mis võis hävitada su tulevikku? Selline oli Lennarti reaalsus aastatel 44–47 Jaroslavis, aga see reaalsus õpetas talle ka midagi hindamatut, kuidas säilitada lootust tumedustes, kuidas hoida oma identiteeti vaenliku süsteemi sees, kuidas võidelda vabaduse eest isegi siis, kui vabadus tundub võimatu, ning need õppetunnid said Eesti tulevase presidendi kõige väärtuslikumaks pärandiks oma rahvale. Aastal 47, kui Lennart oli 18 aastat vana, sai Meri perekond lõpuks loa naasta Eestisse. Pärast 6 aastat eksiilis, 6 aastat kannatusi, alandusi ja võitlust ellujäämise eest, võisid nad lõpuks minna tagasi oma kodumaale. Aga Estonia, kuhu nad naasid, ei olnud enam see riik, mille nad olid jätnud. Nõukogude okupatsioon oli muutnud kõike, tänavad olid ümber nimetatud vene nimedeks, avalikud hooned kandsid Stalini ja Lenini portreesid, eesti keel oli tagasi surutud teisejärguliseks keeleks vene keele kõrval, ja atmosfäär oli läbi imbunud hirmust ja kahtlusest. Tallinna raudteejaam, kust nad olid sunnitud lahkuma 6 aastat tagasi, oli nüüd täis Nõukogude sõdureid ja propagandaplakateid, ning Lennart, vaadates oma kodulinna, tundis segatud emotsioone rõõmu koju jõudmisest, aga ka valu nähes, kuidas tema kodulinn oli muutunud võõraks. Perekonna endine kodu Kadriorus oli konfiskeeritud ja jagatud mitmeks kommunaalapartmendiks, nii et Meri perekond pidi kolima väikesesse 2-toalisse korterisse Tallinna äärelinnas, kus nad jagasid ruumi teiste peredega, kaugel sellest mugavusest ja privaatsusest, mida nad olid kunagi tundnud. Lennart astus Tartu Ülikooli ajaloo ja keelte erialale aastal 48, saades esimeseks tema perekonnas, kes jätkas kõrgharidust pärast deportatsiooni.
Ülikool oli samuti läbinud Nõukogude transformatsiooni, professorid, kes olid õpetanud Eesti Vabariigi ajal, olid kas arreteeritud, deporteeritud või sunnitud emigreeruma, ning nende asemele olid tulnud Nõukogude ideoloogid, kes õpetasid ajalugu läbi marksistlik-leninliku prisma. Lennart pidi õppima navigeerima selles keskkonnas, kus akadeemiline tõde oli allutatud poliitilisele ideoloogiale, kus kriitilise mõtlemise asemel oodati dogmaatilist kordamist, aga ta leidis viise säilitada oma intellektuaalset ausust. Ta keskendus keeleteadusele ja etnograafiale, valdkondadele, kus poliitiline ideoloogia oli vähem domineeriv, ning ta hakkas uurima soome-ugri rahvaste kultuure ja keeli, teema, mis sai tema eluaegseks kireks ja mille kaudu ta suutis kaudselt rääkida Eesti identiteedist ja kultuurilisest ellujäämisest. Ülikoolis Lennart kohtus teiste noorte eestlastega, kes jagasid sarnaseid kogemusi, deportatsioon, repressioonid, perekonnakaotused, ning nende vahel tekkis vaikiv solidaarsus, ühine mõistmine, et nad peavad säilitama oma kultuuri ja identiteeti, isegi kui nad ei saa seda avalikult väljendada. Need sõprused, mis tekkisid Tartu Ülikoolis 15-ndatel, kestsid kogu Lennarti elu ja paljud neist inimestest said hiljem olulisteks tegelasteks Eesti taasiseseisvumise liikumises. Aga ülikoolis oli ka informaatoreid, üliõpilasi ja professoreid, kes raporteerisid KGB-le kahtlasest käitumisest, kodanlikest hoiakutest või natsionalistlikest kalduvustest, ning Lennart pidi olema pidevalt valvel, teades, et üks vale sõna võis tähendada tema akadeemilise karjääri lõppu või hullemat. Kuidas on võimalik õppida ja areneda intellektuaalselt keskkonnas, kus mõtlemisvabadus on piiratud ja kus iga idee peab läbima ideoloogilise tsensori? Kuidas säilitada oma intellektuaalset ausust, kui süsteem nõuab pidevat kompromissi? Need olid küsimused, millega Lennart ja tema põlvkond pidid iga päev tegelema. Aastal 52 lõpetas Lennart ülikooli ja talle määrati töö Eesti Raadios tõlkijana ja toimetajana. See oli turvaline, aga igav töö, ta tõlkis Nõukogude propagandat vene keelest eesti keelde, toimetas saateid, mis ülistasid kommunistlikku parteid ja Nõukogude Liidu saavutusi, ning iga päev tundis ta, kuidas tema hing kuivab selles töös, mis oli täielik vastuolu tema tõeliste veendumustega. Aga see töö andis talle ka midagi väärtuslikku, ligipääsu informatsioonile, kontakte kultuuriringkondades ja võimaluse õppida meediatööd seestpoolt, oskused, mis said hiljem kriitiliseks, kui ta hakkas tegema dokumentaalfilme. Õhtuti ja nädalavahetustel Lennart kirjutas esialgu artikleid keeleteaduse ja etnograafia kohta akadeemilistesse ajakirjadesse, hiljem ka esseid ja reisikirjeldusi, kus ta kirjeldas oma reise läbi Eesti ja Nõukogude Liidu teiste osade, alati keskendudes kultuurilistele ja keelelistele teemadele, mis võimaldasid tal kaudselt rääkida identiteedist ja kultuurilisest mitmekesisusest. Aastal 57 sai Lennart võimaluse, mis muutis tema elu, talle anti luba reisida Soome, esimest korda pärast deportatsiooni lahkuma Nõukogude Liidust. See reis oli ametlikult akadeemiline, ta pidi osalema konverentsil soome-ugri keelte kohta, aga Lennartile see tähendas palju enamat. Soomes, vabas demokraatlikus riigis, mis rääkis keelt, mis oli nii lähedane eesti keelele, nägi ta esimest korda pärast 16 aastat, milline võiks olla elu ilma totalitaarse kontrolli ja hirmuta. Ta veetis iga vaba hetke uurides Helsingit, rääkides soomlastega, külastades raamatupoodeid ja raamatukogusid, kus ta võis lugeda raamatuid, mis olid Nõukogude Liidus keelatud, ning see kogemus kinnitas talle, et alternatiiv Nõukogude süsteemile on võimalik, et väikesed rahvad võivad olla vabad ja õitsevad. Kui ta naasis Tallinnasse, oli ta muutunud, ta oli näinud tulevikku, mida ta tahtis Eestile, ning see visioon juhatas tema tegevust järgmistel aastakümnetel. 60ndate alguses hakkas Lennart tegelema filmi tegemisega, valdkonnaga, mis sai tema tõeliseks kireks ja mille kaudu ta suutis väljendada ideid ja tundeid, mida ei saanud kirjutatud sõnas öelda. Tema esimesed dokumentaalfilmid olid etnograafilised, nad dokumenteerisid soome-ugri rahvaste kultuure Nõukogude Liidu erinevates osades, nende keeli, traditsioone, muusikat ja elustiili, mis olid ohus kaduda Nõukogude moderniseerimise ja venestamise surve all. Need filmid olid formaalselt neutraalsed, akadeemilised dokumentatsioonid, aga nende sõnum oli selge neile, kes osasid lugeda, väikesed kultuurid on väärtuslikud ja neid tuleb kaitsta, mitmekesisus on rikkus, mitte probleem, ning assimilatsioon on kaotus, mitte progress.
Nõukogude tsensorid lubasid need filmid läbi, sest nad ei sisaldanud otsest poliitilist kriitikat, aga Eesti vaatajad mõistsid täpselt, mida Lennart ütles: Estonia on samas olukorras, nagu need väikesed soome-ugri rahvad, ohustatud kadumisest, ning meie peame võitlema oma kultuuri säilimise eest. Aastal 1964 valmis Lennarti esimene suur dokumentaalfilm Tuulte pöörises, mis rääkis Läänemere rahvastest ja nende ajaloost. Film oli visuaalselt ilus, poeetiline ja sügavalt liigutav ning see saavutas tohutu edu Eestis, muutudes kultuuriliseks fenomeniks, mida inimesed vaatasid korduvalt ja millest nad rääkisid kui millestki, mis väljendas nende endi tundeid ja identiteeti. Filmis Lennart kasutas metafoore ja sümboleid, et rääkida asjadest, mida ei saanud otse öelda. Läänemere tormid esindanud ajaloolisi kataklüsme, mis olid tabanud väikeseid rahvaid. Laevad merel esindanud nende rahvaste püüdlusi säilitada oma kurssi hoolimata tormidest, ning film lõppes lootusrikka sõnumiga, et tormid mööduvad, aga rahvad jäävad. Nõukogude tsensorid olid ebakindlad filmi suhtes, nad tundsid, et seal on midagi subversiivset, aga nad ei suutnud täpselt määratleda, mis see oli, ning lõpuks nad lubasid filmi välja, otsustades, et see oli lihtsalt poeetiline dokumentaalfilm ilma otsese poliitilise sõnumita. Aga Eesti vaatajad teadsid täpselt, mida Lennart ütles, ning film sai sümboliks Eesti kultuurilisele vastupanule Nõukogude okupatsioonile. Lennarti edu filmitegijana tõi kaasa ka suuremat tähelepanu kõe poolt. Tema toimik, mis oli algselt avatud aastal 1941, kui ta deporteeriti, kasvas nüüd uute raportitega. Informaatorid raporteerisid tema vestlustest, tema kontaktidest välismaalastega, tema reisidest, tema filmide sõnumitest. Ka ohvitserid kirjutasid analüüse, püüdes mõista, kas Lennart Meri on tõeline oht Nõukogude võimule või lihtsalt kunstnik, kes tegeleb kultuuriliste teemadega. Nad ei suutnud otsustada, sest Lennart oli liiga tark, et anda neile selgeid tõendeid. Ta ei osalenud dissidentlikes liikumistes, ta ei allkirjastanud protestikirju, ta ei teinud avalikke avaldusi režiimi vastu, aga samas tema töö, tema filmid, tema kirjutised, tema avalikud esinemised, kõik see kandis sõnumit Eesti identiteedist, kultuurilisest vastupanust ja lootusest vabadusele. Kuidas on võimalik olla vastupanuliikumise osa ilma otsese poliitilise aktivismita? Kuidas võidelda totalitaarse süsteemi vastu kasutades kultuuri ja kunstirelva? Lennart Meri elu 70ndatel ja 80ndatel näitas, et see on võimalik, ning tema mudel, kultuuriline vastupanu, identiteedi säilitamine, lootuse hoidmine, sai eeskujuks paljudele teistele eestlastele. 70ndatel Lennart jätkas filmide tegemist ja raamatute kirjutamist, saades üheks tuntumaks Eesti intellektuaaliks Nõukogude perioodil. Tema dokumentaalfilmid Linnutee tuuled, Eesti meri, Hõbevalge olid kõik visuaalselt ilusad, poeetilised teosed, mis rääkisid Eesti loodusest, ajaloost ja kultuurist, ning need filmid said Eesti rahvuslikuks pärandiks, mida vaadatakse ja hinnatakse tänaseni. Tema raamatud Hõbevalge, Hõbevalgem olid reisikirjeldused ja kultuurilised esseed, mis uurisid soome-ugri rahvaste ajalugu ja kultuuri, ning need raamatud said bestselleriks Eestis, loetud ja arutletud igas haritlaste kodus. Aga Lennarti töö ei olnud ainult kunstiline või akadeemiline, see oli ka poliitiline, kuigi mitte otseselt. Iga film, iga raamat, iga avalik esinemine oli akt kultuurilisest vastupanust, kinnitus, et Eesti kultuur on elus, et Eesti identiteet on tugev, et eestlased ei ole assimileerunud Nõukogude massiks, vaid säilitanud oma eripära ja oma lootuse vabadusele. Aastal 1988, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema Gorbatšovi reformide all, muutus Lennart aktiivsemaks avalikus elus. Ta osales Eesti Rahvarinde asutamises, liikumises, mis nõudis Eesti iseseisvuse taastamist, ning ta kasutas oma kuulsust ja mõjuvõimu, et mobiliseerida eestlasi võitluseks vabaduse eest. Tema kõned laulva revolutsiooni ajal olid võimsad ja liigutavad, ta rääkis Eesti ajaloost, kultuurist, kannatustest Nõukogude okupatsiooni all ja lootusest tulevikule, ning tema sõnad puudutasid sügavalt tuhandeid inimesi, kes tulid välja tänavatele nõudma vabadust. Lennart ei rääkinud kunagi avalikult oma isiklikest kogemustest Siberis, see oli liiga valulik, liiga isiklik, aga kõik, kes teda tundsid, teadsid, et tema pühendatus Eesti vabadusele tulenes nendest kogemustest, nendest 6 aastast eksiilis, kus ta nägi ja koges totalitarismi jõhkrust omal nahal. Aastal 1992, kui Estonia taastas oma iseseisvuse, sai Lennart Meri Eesti välisministriks esimeses vabas valitsuses.
See oli uskumatu hetk, poiss, kes oli deporteeritud Siberisse 12-aastaselt, kes oli elanud 6 aastat eksiilis, kes oli pidanud võitlema iga päev oma identiteedi ja kultuuri säilimise eest, oli nüüd vastutav Eesti välispoliitika eest, esindades oma riiki maailmas. Lennart kasutas seda positsiooni, et tugevdada Eesti suhteid lääneriikidega, et tagada Eesti tunnustamine rahvusvahelises kogukonnas ja et luua alused Eesti integratsioonile Euroopa ja Atlandi struktuuridesse. Tema diplomaatiline kogemus, tema keeleoskus, tema kultuuriline eruditsiooni ja tema sügav mõistmine rahvusvahelisest poliitikast, kõik need oskused, mida ta oli arendanud aastakümnete jooksul, said nüüd kriitiliseks Eesti jaoks selle kõige olulisemal hetkel. Aastal 1994 valiti Lennart Meri Eesti presidendiks, positsioonile, mida ta pidas 2 ametiaega kuni aastani 2001. Presidendina Lennart oli karismaatiline, intelligentne ja kompromissitu Eesti huvide kaitsmisel. Ta rääkis vabalt 5 keelt, ta tundis Euroopa ajalugu ja kultuuri sügavalt, ta oli võrdne partner lääneriikide liidritele ning ta kasutas oma positsiooni, et tõsta Eesti profiili rahvusvaheliselt ja et tagada, et Eesti hääl kuuldaks maailmas. Aga ta ei unustanud kunagi, kust ta tuli, ta külastas regulaarselt endisi deporteerituid, ta rääkis avalikult Nõukogude okupatsiooni kuritegudest, ta nõudis, et maailm tunnustaks, mida Eesti rahvas oli kannatanud, ning ta võitles selle eest, et sellised tragöödiad ei korduks kunagi. Tema presidentuur oli märgitud sügava humanismi, kultuurilise eruditsiooni ja kompromissitu pühendusega demokraatiale ja inimõigustele, väärtused, mis olid kujunenud tema kogemustest Siberis ja tema eluaegsest võitlusest totalitarismi vastu. Lennart Meri suri aastal 2006, 67 aastat pärast tema deporteerimist Siberisse. Tema matused olid riiklikud ja tuhanded eestlased tulid tänavatele, et austada meest, kes oli olnud nende hääl, nende südametunnistus, nende juht läbi kõige raskema perioodi nende ajaloos. Aga isegi tema surma järel jäi üks küsimus vastamata, miks Lennart ja tema perekond ei rääkinud kunagi avalikult detailidest nende kogemustest Siberis. Miks see trauma jäi suletud, isegi pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, isegi pärast Eesti iseseisvuse taastamist? Tema lähedased ütlevad, et mõned haavad on liiga sügavad, et neid jagada, et mõned kogemused on liiga valulised, et neid sõnadesse panna, ning et Lennart valis väljendada oma kogemusi mitte otseste mälestuste kaudu, vaid läbi oma töö. Tema filmid, tema raamatud, tema poliitiline tegevus, kõik see oli tema viis rääkida sellest, mida ta oli näinud ja kogenud, ilma et ta peaks avama kõige intiimsemaid ja valulikumaid mälestusi. Aga arhiivid räägivad oma lugu. NKVD-toimikud, mis on nüüd osaliselt avatud, näitavad, et Lennart Meri oli jälgitud kogu oma elu, alates tema deporteerimisest aastal 1941 kuni tema presidendiks saamiseni aastal 1994. Informaatorid raporteerisid tema igast sammust, tema igast vestlusest, tema igast kontaktist ning ka analüütikud kirjutasid hinnanguid, püüdes mõista, kas ta on oht või mitte. Aga nad ei mõistnud kunagi tõeliselt, kes Lennart Meri oli, ta ei olnud dissident traditsioonilises mõttes, ta ei olnud revolutsionäär, kes kutsus üles vägivaldsele vastupanule, vaid ta oli midagi palju ohtlikumat totalitaarsele süsteemile. Ta oli kultuuriline vastupanuvõitleja, kes hoidis elus Eesti identiteeti, kes andis oma rahvale lootust ja kes näitas, et isegi kõige tumedamates tingimustes on võimalik säilitada oma inimväärikust ja oma usku vabadusesse. Täna, rohkem kui 50 aastat pärast Lennarti naasmist Siberist, on tema pärand elus. Eesti on vaba, demokraatlik riik, Euroopa Liidu ja NATO liige, riik, mis on säilitanud oma keele, kultuuri ja identiteedi hoolimata kõigist katsetest seda hävitada. Ning see on osaliselt tänu Lennart Merile ja tema põlvkonnale, kes keeldusid alla andmast, kes võitlesid kultuurilise ellujäämise eest, kui poliitiline vastupanu oli võimatu, ning kes hoidsid elus lootust ajal, kui kõik tundus lootusetuna. Lennarti lugu on lugu ellujäämisest, vastupanust ja lõpuks triumfist, aga see on ka meeldetuletus sellest, kui habras vabadus on, kui kergesti see võib kaduda ja kui oluline on võidelda selle eest iga päev, iga hetk, iga võimalusega. Aga üks küsimus jääb, mida me ei tea veel Lennarti kogemustest Siberis. Millised lood jäid rääkimata, millised mälestused jäid jagamata, millised traumad jäid ravimata? Tema lähedased ütlevad, et oli öid, kui Lennart ärkas karjudes, nähes painajaisi Siberist, oli hetki, kui miski, külm, nälg, teatud lõhn, viis ta tagasi nendesse aastatesse, ning need hetked näitasid, et hoolimata kõigist tema saavutustest, hoolimata tema edust ja tunnustusest, jäid Siberi haavad alati temaga.
Trauma ei kao kunagi täielikult, see muutub lihtsalt osaks sellest, kes sa oled, ning Lennarti puhul see trauma kujundas teda inimeseks, kes võitles kogu oma elu selle eest, et keegi teine ei peaks kunagi kogema seda, mida tema koges. Lennarti pärand ei ole ainult poliitiline või kultuuriline, see on ka moraalne. Ta näitas, et on võimalik säilitada oma inimväärikust kõige jõhkramates tingimustes, et on võimalik võidelda vabaduse eest ilma vägivalda kasutamata, et kultuur ja haridus võivad olla võimsamad relvad kui püssid ja pommid ning et lootus, isegi kõige tumedamates aegades, on see, mis hoiab meid inimestena. Need õppetunnid, mis Lennart õppis Siberis ja mida ta kandis kogu oma elu, on tema suurim kingitus Eesti rahvale ja kogu maailmale, meeldetuletus sellest, mis on tõeliselt oluline, mis on väärt võitlemist ja mis teeb meist inimesi. Trellid jätk. Lennart Meri stsenaarium 60-ndatel, kui Lennart oli juba 35-aastane, hakkas ta esimest korda avalikult kirjutama soome-ugri rahvaste ajaloost ja kultuurist. Need artiklid, mis ilmusid akadeemilistes ajakirjades ja kultuuriväljaannetes, olid formaalselt neutraalsed teaduslikud tekstid, aga nende sügavam sõnum oli selge igale eestlasele, kes oskas lugeda ridade vahelt. Kui Lennart kirjutas hantide ja manside kultuurilisest vastupanuvõimest Siberis, rääkis ta tegelikult eestlaste vastupanust. Kui ta kirjeldas, kuidas väikesed rahvad säilitasid oma identiteeti impeeriumi südames, andis ta lootust oma rahvale. Iga artikkel läbis range tsensuurikontrolli, aga Lennart oli õppinud kunsti kirjutada nii, et tsensorid nägid ainult teaduslikku teksti, samal ajal kui Eesti lugejad mõistsid sügavamat tähendust. See topeltkeele oskus, mida ta oli arendanud juba Siberis ja Jaroslavlis, sai tema kõige võimsamaks tööriistaks kultuurilises vastupanus. Kuidas on võimalik rääkida tõtt ühiskonnas, kus tõde on keelatud? Kuidas säilitada oma sõnumit läbi tsensuurikihid? Lennart leidis vastused nendele küsimustele ja õpetas neid edasi tervele põlvkonnale Eesti intellektuaale. Aastal 67 sai Lennart võimaluse reisida Lääne-Euroopasse esimest korda pärast deportatsiooni. See oli ametlik kultuurivahetus, ta pidi esitlema oma filme ja raamatuid Rootsis ja Soomes, aga Lennartile see tähendas palju enamat. Stockholmis ja Helsingis ta kohtus Eesti eksiilkogukonnaga, inimestega, kes olid põgenenud Eestist aastal 1944 ja kes elasid nüüd vabas maailmas. Need kohtumised olid emotsionaalselt laastatud, eksiileestlased tahtsid teada kõike kodumaa kohta, kuidas inimesed elavad okupatsiooni all, kas eesti keel ja kultuur on veel elus, kas on lootust vabadusele. Lennart rääkis neile ettevaatlikult, teades, et KAB jälgib teda isegi välismaal, aga ta suutis edastada kõige olulisema sõnumi, Eesti rahvas ei ole alla andnud, kultuur on elus, vastupanu jätkub. Eksiileestlased nutsid, kuulates tema lugusid, ja Lennart ise tundis sügavat emotsionaalset sidet nende inimestega, kes jagasid sama identiteeti, sama ajalugu, sama lootust, kuigi nad elasid erinevates maailmades. Kuidas hoida rahvuslikku identiteeti, kui rahvas on jagatud raudse eesriide poolt? Kuidas säilitada ühtsust, kui pool rahvast elab vabaduses ja pool okupatsiooni all? Need küsimused kummitasid Lennartit kogu tema elu. Tagasi Tallinnas Lennart jätkas oma tööd filmitegijana, aga nüüd uue eesmärgiga, ta tahtis dokumenteerida Eesti kultuuri nii põhjalikult kui võimalik, luua visuaalset arhiivi, mis säiliks isegi siis, kui okupatsioon kestaks veel aastakümned. Tema filmid, Linnutee tuuled ja Eesti meri, olid meistriteosed, mis püüdsid kinni Eesti maastike ilu, rahvakultuuri rikkust ja ajaloolise mälu sügavust. Iga kaader oli hoolikalt komponeeritud, iga intervjuu hoolikalt valitud, iga muusikaline taust hoolikalt kaalutud. Lennart töötas nende filmide kallal aastaid, keeldudes tegemast kompromisse kunstilise kvaliteedi osas, isegi kui see tähendas konflikte tsensoritega. Mõned stseenid tuli uuesti filmida, mõned intervjuud tuli välja lõigata, aga Lennart leidis alati viise säilitada oma algset visiooni. Need filmid said Eesti kultuuriliseks pärandiks, mida vaadatakse ja hinnatakse tänaseni, ning nad täitsid oma eesmärki, nad säilitasid Eesti identiteedi visuaalses vormis ajal, kui see identiteet oli ohus kaduda. 70ndate lõpus ja 80ndate alguses hakkas Nõukogude Liit aeglaselt lagunema. Brežnevi stagnatsiooniperiood oli asendumas Gorbatšovi reformidega ning õhus oli midagi uut, lootust, et muutus on võimalik. Lennart, nüüd juba 50-aastane, tundis seda muutust enne paljusid teisi. Ta oli elanud piisavalt kaua, et mäletada Stalini aega, Hruštšovi sulatust, Brežnevi jäätumist, ning ta mõistis, et ajalugu liigub tsüklites, et impeeriume, mis tunduvad igavesed, võivad kokku variseda ootamatult.
Ta hakkas valmistuma selleks hetkeks, kui Eestil oleks võimalus taas vabaks saada. Ta tugevdas oma kontakte teiste Eesti intellektuaalidega, ta lõi võrgustikke, mis võiksid muutuda poliitiliseks liikumiseks, kui aeg tuleb, ning ta jätkas oma kultuurilist tööd, teades, et kultuur on alus, millele saab ehitada poliitilist liikumist. Aga ta oli ka ettevaatlik, liiga varajane liikumine võis tähendada repressioonide tagasitulekut, ning ta ei tahtnud ohustada seda, mida oli ehitatud aastakümnete jooksul. Aastal 1988, kui glasnost ja perestroika olid juba reaalsus, hakkas Eestis toimuma midagi enneolematut, inimesed tulid välja tänavatele tuhandete kaupa, nõudes keskkonnakaitset, kultuurilisi õigusi, lõpuks ka poliitilist autonoomiat. Lennart oli nende liikumiste esirinnas, kasutades oma kuulsust ja autoriteeti, et mobiliseerida inimesi ja suunata liikumist. Ta pidas kõnesid, mis olid võimsad ja liigutavad, kus ta rääkis Eesti ajaloost, kultuurist, kannatustest ja lootusest. Ta ei rääkinud kunagi otseselt oma isiklikest kogemustest Siberis, aga kõik, kes teda kuulsid, tundsid, et tema sõnad tulid sügavast isiklikust kogemusest, sügavast mõistmisest, mida tähendab elada ilma vabaduseta. Tema kõned ei olnud agressiivsed ega vihkamist õhutavad, vastupidi, nad olid rahumeelsed, kultuurilised, humanistlikud, rõhutades Eesti rahva õigust oma identiteedile, oma keelele, oma kultuurile, oma tulevikule. See lähenemine, rahvuslik, aga mitte natsionalistlik, kindel, aga mitte agressiivne, sai Eesti taasiseseisvumise liikumise tunnuseks ja Lennart oli üks selle lähenemise peamisi arhitekte. Aastal 1989 toimus midagi, mida keegi ei oleks osanud ennustada, Berliini müür kukkus, Ida-Euroopa kommunistlikud režiimid varisesid kokku üksteise järel ning äkki tundus võimatu võimalikuna. Eestis kasvas taasiseseisvumise liikumine iga päevaga ning Lennart oli üks selle liikumise nähtavamaid nägusid. Ta osales Balti keti organiseerimises, kus 2 miljonit inimest moodustasid inimketi Tallinnast Vilniuseni, protesteerides Molotovi-Ribbentropi pakti vastu ja nõudes Balti riikide vabadust. See oli üks võimsamaid rahumeelseid proteste ajaloos ning Lennart seisis selles ketis, käsikäes võõraste inimestega, kõik ühendatud ühise eesmärgi poolt. Sel hetkel, seistes selles inimkettis, mõtles ta tagasi Siberisse, nendele aastatele, kui vabadus tundus võimatu unistusena, ning ta mõistis, et kõik need aastad kannatust, vastupanu, lootuse hoidmist olid viinud siia hetkeni. Kuidas tunneb inimene, kes on võidelnud kogu oma elu vabaduse eest, kui see vabadus äkki muutub reaalsuseks? Milline on see emotsioon, kui võimatu muutub võimalikuks? Lennart ei rääkinud kunagi avalikult nendest tunnetest, aga need, kes olid tema lähedal, ütlevad, et nad nägid pisaraid tema silmis sel päeval. Aastal 90, kui Estonia kuulutas välja iseseisvuse taastamise, oli Lennart 51-aastane. Pool tema elust oli möödunud okupatsiooni all, pool tema elust oli kulunud võitlusele selle okupatsiooni vastu. Nüüd äkki see võitlus oli võidetud. Aga vabadus tõi kaasa ka uued väljakutsed, kuidas ehitada riiki nullist, kuidas luua demokraatlikud institutsioonid, kuidas arendada majandust, kuidas integreeruda läände. Lennart sai välisministriks esimeses vabas valitsuses ning tema ülesandeks sai Eesti esindamine maailmas, Eesti tunnustamise saavutamine, Eesti integreerimise aluste loomine Euroopa ja Atlandi struktuuridesse. Ta kasutas kõiki oma oskusi, tema diplomaatilist kogemust, tema keelteoskust, tema kultuurilist eruditsiooni, tema isiklikku karismat, et veenda lääneriike, et Estonia on usaldusväärne partner, et Estonia kuulub Euroopasse, et Estonia väärib toetust. Tema töö välisministrina oli kriitilise tähtsusega Eesti jaoks, ta lõi alused välispoliitikale, mis viis lõpuks Eesti NATO ja Euroopa Liidu liikmesuseni. Aastal 1994, kui Lennart valiti presidendiks, oli see tunnustus tema eluaegsele tööle Eesti vabaduse nimel. Presidendina ta oli karismaatiline, intelligentne, kompromissitu. Ta rääkis vabalt 5 keelt, ta tundis Euroopa ajalugu ja kultuuri sügavalt, ta oli võrdne partner maailma liidritele. Aga ta ei unustanud kunagi, kust ta tuli. Ta külastas regulaarselt endisi deporteerituid, ta rääkis avalikult Nõukogude okupatsiooni kuritegudest, ta nõudis, et maailm tunnustaks, mida Eesti rahvas oli kannatanud. Tema presidentuur oli märgitud sügava humanismi, kultuurilise eruditsiooni ja kompromissitu pühendusega demokraatiale ja inimõigustele. Ta oli president, kes mõistis, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, et seda tuleb kaitsta iga päev, ning et väikesed rahvad peavad olema valvsad, et mitte kaotada seda, mida nad on võitnud.
Oma teise ametiaja lõpus, aastal 2001, kui Lennart lahkus presidendi ametist, oli Estonia muutunud äratuntamatult. Riik, mis oli olnud okupeeritud ja alla surutud 50 aastat, oli nüüd vaba, demokraatlik, õitsev. Estonia oli NATO ja Euroopa Liidu kandidaatriik, riik, mida maailm tunnustas ja respekteeris. Lennart võis olla uhke selle üle, mida tema põlvkond oli saavutanud, nad olid säilitanud Eesti identiteedi okupatsiooni all, nad olid võidelnud vabaduse eest, kui see tundus võimatu, ning nad olid ehitanud uue Eesti, kui vabadus tuli. Aga Lennart ei puhkanud, ta jätkas kirjutamist, avalikke esinemisi, kultuurilist tööd. Ta oli veendunud, et tema põlvkonnal on kohustus edastada oma kogemusi ja õppetunde järgmistele põlvkondadele, et noored eestlased mõistaksid, kui kallis oli nende vabadus, kui palju inimesed ohverdasid selle nimel. Viimased aastad enne oma surma aastal 2006 Lennart veetis kirjutades ja reflekteerides. Ta töötas oma mälestuste kallal, kuigi need ei jõudnud kunagi avalikkuseni täielikult. Tema lähedased ütlevad, et ta kirjutas palju Siberist, aga need tekstid olid liiga isiklikud, liiga valulised, et neid avaldada. Ta kirjutas oma vanematest, oma vendadest, inimestest, keda ta kohtus laagris, lastest, kes ei elanud üle esimest talve, emadest, kes kaotasid oma lapsed, meestest, kes kaotasid oma väärikuse. Need lood olid liiga rasked, et neid jagada avalikult, aga Lennart tundis, et ta peab need kirja panema, et nad ei kaoks ajalukku. Tema pere säilitab neid tekste, aga nad ei ole kunagi avaldanud neid, austades Lennarti soovi hoida need kõige intiimsemad mälestused privaatsena. Aga isegi ilma nende tekstideta on Lennarti pärand selge, ta oli mees, kes võitles kogu oma elu vabaduse, väärikuse, kultuuri eest, kes ei andnud kunagi alla, kes hoidis lootust ka kõige tumedamatel aegadel. Kui Lennart suri aastal 2006, leinas kogu Estonia. Tema matused olid riiklikud ja tuhanded inimesed tulid tänavatele, et austada meest, kes oli olnud nende hääl, nende südametunnistus, nende juht. Aga tema surm tõi ka küsimusi, mida me ei tea veel Lennarti elust. Millised lood jäid rääkimata? Millised saladused viis ta kaasahauda? Tema lähedased ütlevad, et oli asju, millest Lennart ei rääkinud kunagi, kogemusi, mis olid liiga traumaatilised, et neid jagada. Oli öid Siberis, mida ta ei kirjeldanud kunagi, hetki, mis olid liiga valulised, et neid meenutada. Aga need vaikused räägivad oma lugu, nad räägivad traumast, mis oli nii sügav, et seda ei saanud sõnadesse panna, kannatusest, mis oli nii intensiivne, et seda ei saanud jagada. Täna, rohkem kui 50 aastat pärast Lennarti naasmist Siberist, on tema pärand elus. Estonia on vaba, demokraatlik riik, Euroopa Liidu ja NATO liige. Eesti keel ja kultuur on elus ja õitsev. Eesti identiteet on tugev. Ning see on osaliselt tänu Lennart Merile ja tema põlvkonnale, kes keeldusid alla andmast, kes võitlesid kultuurilise ellujäämise eest, kes hoidsid lootust elus. Lennarti lugu on lugu ellujäämisest, vastupanust, lõpuks triumfist. Aga see on ka meeldetuletus, kui habras vabadus on, kui kergesti see võib kaduda, kui oluline on võidelda selle eest iga päev. Lennarti õppetunnid, et kultuur on vastupanu vorm, et identiteet on ellujäämise võti, et lootus on võimsam kui hirm, on aktuaalsed täna sama palju, kui nad olid 60 aastat tagasi Siberis. Aga üks küsimus jääb vastamata, mida Lennart nägi Siberis, mis muutis teda nii sügavalt. Mis oli see kogemus, mis kujundas tema kogu elu? Tema lähedased ütlevad, et Lennart nägi surma, kannatust, inimeste jõhkrust, aga ta nägi ka midagi muud, ta nägi inimeste vastupanuvõimet, nende võimet säilitada oma inimväärikust kõige jõhkramates tingimustes, nende võimet armastada, loota, unistada isegi siis, kui kõik tundus kaotatud. Need vaatlused kujundasid Lennarti maailmavaadet, ta uskus inimeste headusesse, ta uskus kultuurijõusse, ta uskus, et vabadus on võimalik, kui inimesed keelduvad alla andmast. Need uskumused viisid teda läbi tema elu, läbi kõigi raskuste, kõigi väljakutsete, ning lõpuks nad viisid teda ja tema rahva vabaduseni. Lennarti pärand ei ole ainult poliitiline või kultuuriline, see on ka moraalne ja vaimne. Ta näitas, et on võimalik säilitada oma inimväärikust kõige jõhkramates tingimustes, et on võimalik võidelda vabaduse eest ilma vägivalda kasutamata, et kultuur ja haridus võivad olla võimsamad relvad kui sõjatehnika. Need õppetunnid, mis Lennart õppis Siberis ja mida ta kandis kogu oma elu, on tema suurim kingitus Eesti rahvale ja kogu maailmale. Nad on meeldetuletus sellest, mis on tõeliselt oluline, mis on väärt võitlemist, mis teeb meist inimesi.
Ning nad on lootuse sõnum, et isegi kõige tumedamatel aegadel, isegi kõige jõhkramates tingimustes, on võimalik säilitada oma inimväärikust, oma lootust, oma usku paremasse tulevikku. Trellid jätk, Lennart Meri stsenaarium, osa 4. 60-ndatel, kui Lennart oli juba 35-aastane, hakkas ta esimest korda avalikult kirjutama soome-ugri rahvaste ajaloost ja kultuurist. Need artiklid, mis ilmusid akadeemilistes ajakirjades ja kultuuriväljaannetes, olid formaalselt neutraalsed teaduslikud tekstid, aga nende sügavam sõnum oli selge igale eestlasele, kes oskas lugeda ridade vahelt. Kui Lennart kirjutas hantide ja manside kultuurilisest vastupanuvõimest Siberis, rääkis ta tegelikult eestlaste vastupanust. Kui ta kirjeldas, kuidas väikesed rahvad säilitasid oma identiteeti impeeriumi südames, andis ta lootust oma rahvale. Iga artikkel läbis range tsensuurikontrolli, aga Lennart oli õppinud kunsti kirjutada nii, et tsensorid nägid ainult teaduslikku teksti, samal ajal kui Eesti lugejad mõistsid sügavamat tähendust. See topeltkeele oskus, mida ta oli arendanud juba Siberis ja Jaroslavlis, sai tema kõige võimsamaks tööriistaks kultuurilises vastupanus. Kuidas on võimalik rääkida tõtt ühiskonnas, kus tõde on keelatud? Kuidas säilitada oma sõnumit läbi tsensuurikihid? Lennart leidis vastused nendele küsimustele ja õpetas neid edasi tervele põlvkonnale Eesti intellektuaale. Aastal 67 sai Lennart võimaluse reisida Lääne-Euroopasse esimest korda pärast deportatsiooni. See oli ametlik kultuurivahetus, ta pidi esitlema oma filme ja raamatuid Rootsis ja Soomes, aga Lennartile see tähendas palju enamat. Stockholmis ja Helsingis ta kohtus Eesti eksiilkogukonnaga, inimestega, kes olid põgenenud Eestist aastal 44 ja kes elasid nüüd vabas maailmas. Need kohtumised olid emotsionaalselt laastatud, eksiileestlased tahtsid teada kõike kodumaa kohta, kuidas inimesed elavad okupatsiooni all, kas eesti keel ja kultuur on veel elus, kas on lootust vabadusele. Lennart rääkis neile ettevaatlikult, teades, et KAB jälgib teda isegi välismaal, aga ta suutis edastada kõige olulisema sõnumi, Eesti rahvas ei ole alla andnud, kultuur on elus, vastupanu jätkub. Eksiileestlased nutsid, kuulates tema lugusid, ja Lennart ise tundis sügavat emotsionaalset sidet nende inimestega, kes jagasid sama identiteeti, sama ajalugu, sama lootust, kuigi nad elasid erinevates maailmades. Kuidas hoida rahvuslikku identiteeti, kui rahvas on jagatud raudse eesriide poolt? Kuidas säilitada ühtsust, kui pool rahvast elab vabaduses ja pool okupatsiooni all? Need küsimused kummitasid Lennartit kogu tema elu. Tagasi Tallinnas Lennart jätkas oma tööd filmitegijana, aga nüüd uue eesmärgiga, ta tahtis dokumenteerida Eesti kultuuri nii põhjalikult kui võimalik, luua visuaalset arhiivi, mis säiliks isegi siis, kui okupatsioon kestaks veel aastakümned. Tema filmid, Linnutee tuuled ja Eesti meri, olid meistriteosed, mis püüdsid kinni Eesti maastike ilu, rahvakultuuri rikkust ja ajaloolise mälu sügavust. Iga kaader oli hoolikalt komponeeritud, iga intervjuu hoolikalt valitud, iga muusikaline taust hoolikalt kaalutud. Lennart töötas nende filmide kallal aastaid, keeldudes tegemast kompromisse kunstilise kvaliteedi osas, isegi kui see tähendas konflikte tsensoritega. Mõned stseenid tuli uuesti filmida, mõned intervjuud tuli välja lõigata, aga Lennart leidis alati viise säilitada oma algset visiooni. Need filmid said Eesti kultuuriliseks pärandiks, mida vaadatakse ja hinnatakse tänaseni, ning nad täitsid oma eesmärki, nad säilitasid Eesti identiteedi visuaalses vormis ajal, kui see identiteet oli ohus kaduda. 70-ndate lõpus ja 80-ndate alguses hakkas Nõukogude Liit aeglaselt lagunema. Brežnevi stagnatsiooniperiood oli asendumas Gorbatšovi reformidega ning õhus oli midagi uut, lootust, et muutus on võimalik. Lennart, nüüd juba 50-aastane, tundis seda muutust enne paljusid teisi. Ta oli elanud piisavalt kaua, et mäletada Stalini aega, Hruštšovi sulatust, Brežnevi jäätumist, ning ta mõistis, et ajalugu liigub tsüklites, et impeeriume, mis tunduvad igavesed, võivad kokku variseda ootamatult. Ta hakkas valmistuma selleks hetkeks, kui Eestil oleks võimalus taas vabaks saada. Ta tugevdas oma kontakte teiste Eesti intellektuaalidega, ta lõi võrgustikke, mis võiksid muutuda poliitiliseks liikumiseks, kui aeg tuleb, ning ta jätkas oma kultuurilist tööd, teades, et kultuur on alus, millele saab ehitada poliitilist liikumist. Aga ta oli ka ettevaatlik, liiga varajane liikumine võis tähendada repressioonide tagasitulekut, ning ta ei tahtnud ohustada seda, mida oli ehitatud aastakümnete jooksul.
Aastal 88, kui glasnost ja perestroika olid juba reaalsus, hakkas Eestis toimuma midagi enneolematut, inimesed tulid välja tänavatele tuhandete kaupa, nõudes keskkonnakaitset, kultuurilisi õigusi, lõpuks ka poliitilist autonoomiat. Lennart oli nende liikumiste esirinnas, kasutades oma kuulsust ja autoriteeti, et mobiliseerida inimesi ja suunata liikumist. Ta pidas kõnesid, mis olid võimsad ja liigutavad, kus ta rääkis Eesti ajaloost, kultuurist, kannatustest ja lootusest. Ta ei rääkinud kunagi otseselt oma isiklikest kogemustest Siberis, aga kõik, kes teda kuulsid, tundsid, et tema sõnad tulid sügavast isiklikust kogemusest, sügavast mõistmisest, mida tähendab elada ilma vabaduseta. Tema kõned ei olnud agressiivsed ega vihkamist õhutavad, vastupidi, nad olid rahumeelsed, kultuurilised, humanistlikud, rõhutades Eesti rahva õigust oma identiteedile, oma keelele, oma kultuurile, oma tulevikule. See lähenemine, rahvuslik, aga mitte natsionalistlik, kindel, aga mitte agressiivne, sai Eesti taasiseseisvumise liikumise tunnuseks ja Lennart oli üks selle lähenemise peamisi arhitekte. Aastal 89 toimus midagi, mida keegi ei oleks osanud ennustada, Berliini müür kukkus, Ida-Euroopa kommunistlikud režiimid varisesid kokku üksteise järel ning äkki tundus võimatu võimalikuna. Eestis kasvas taasiseseisvumise liikumine iga päevaga ning Lennart oli üks selle liikumise nähtavamaid nägusid. Ta osales Balti keti organiseerimises, kus 2 miljonit inimest moodustasid inimketi Tallinnast Vilniuseni, protesteerides Molotovi-Ribbentropi pakti vastu ja nõudes Balti riikide vabadust. See oli üks võimsamaid rahumeelseid proteste ajaloos ning Lennart seisis selles ketis, käsikäes võõraste inimestega, kõik ühendatud ühise eesmärgi poolt. Sel hetkel, seistes selles inimketis, mõtles ta tagasi Siberisse, nendele aastatele, kui vabadus tundus võimatu unistusena ning ta mõistis, et kõik need aastad kannatust, vastupanu, lootuse hoidmist olid viinud siia hetkeni. Kuidas tunneb inimene, kes on võidelnud kogu oma elu vabaduse eest, kui see vabadus äkki muutub reaalsuseks? Milline on see emotsioon, kui võimatu muutub võimalikuks? Lennart ei rääkinud kunagi avalikult nendest tunnetest, aga need, kes olid tema lähedal, ütlevad, et nad nägid pisaraid tema silmis sel päeval. Aastal 90, kui Estonia kuulutas välja iseseisvuse taastamise, oli Lennart 51-aastane. Pool tema elust oli möödunud okupatsiooni all, pool tema elust oli kulunud võitlusele selle okupatsiooni vastu. Nüüd äkki see võitlus oli võidetud. Aga vabadus tõi kaasa ka uued väljakutsed, kuidas ehitada riiki nullist, kuidas luua demokraatlikud institutsioonid, kuidas arendada majandust, kuidas integreeruda läände. Lennart sai välisministriks esimeses vabas valitsuses ning tema ülesandeks sai Eesti esindamine maailmas, Eesti tunnustamise saavutamine, Eesti integreerimise aluste loomine Euroopa ja Atlandi struktuuridesse. Ta kasutas kõiki oma oskusi, tema diplomaatilist kogemust, tema keelteoskust, tema kultuurilist eruditsiooni, tema isiklikku karismat, et veenda lääneriike, et Estonia on usaldusväärne partner, et Estonia kuulub Euroopasse, et Estonia väärib toetust. Tema töö välisministrina oli kriitilise tähtsusega Eesti jaoks, ta lõi alused välispoliitikale, mis viis lõpuks Eesti NATO ja Euroopa Liidu liikmesuseni. Välisministrina Lennart reisis pidevalt, kohtus maailma liidritega, esindas Eestit rahvusvahelistel foorumitel. Iga kohtumine oli võimalus rääkida Eesti loost, selgitada, miks väike Balti riik väärib rahvusvahelist toetust ja kaitset. Ta rääkis Eesti ajaloost, okupatsioonist, deportatsioonidest, kultuurilisest vastupanust ning tema isiklik lugu, poiss, kes oli deporteeritud Siberisse, kes oli elanud üle 6 aastat eksiilis, kes oli võidelnud kogu oma elu oma rahva vabaduse eest, andis tema sõnadele erilise kaalu. Lääneriikide poliitikud, kes kohtusid Lennartiga, olid muljet avaldatud tema intelligentsusest, tema kultuurilisest eruditsioonis, tema keelteoskusest, aga ka tema moraalsest autoriteedist. Ta ei olnud lihtsalt diplomaat, kes esindas oma riiki, ta oli tunnistaja, kes rääkis ajaloo kohta, mida maailm ei tohtinud unustada. Kuidas veenda maailma, et väike riik, mida paljud ei tea isegi kaardilt leida, väärib tähelepanu ja toetust? Kuidas konkureerida tähelepanu eest maailmas, kus on nii palju kriise ja konflikte? Lennart leidis vastused nendele küsimustele läbi oma isikliku loo, läbi oma võime luua emotsionaalset sidet kuulajatega, läbi oma oskuse rääkida universaalseid tõdesid läbi Eesti konkreetse kogemuse. Aastal 1994, kui Lennart valiti presidendiks, oli see tunnustus tema eluaegsele tööle Eesti vabaduse nimel. Presidendina ta oli karismaatiline, intelligentne, kompromissitu.
Ta rääkis vabalt 5 keelt, ta tundis Euroopa ajalugu ja kultuuri sügavalt, ta oli võrdne partner maailma liidritele. Aga ta ei unustanud kunagi, kust ta tuli. Ta külastas regulaarselt endisi deporteerituid, ta rääkis avalikult Nõukogude okupatsiooni kuritegudest, ta nõudis, et maailm tunnustaks, mida Eesti rahvas oli kannatanud. Tema presidentuur oli märgitud sügava humanismi, kultuurilise eruditsiooni ja kompromissitu pühendusega demokraatiale ja inimõigustele. Ta oli president, kes mõistis, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, et seda tuleb kaitsta iga päev ning et väikesed rahvad peavad olema valvsad, et mitte kaotada seda, mida nad on võitnud. Presidendina Lennart keskendus 3 peamisele eesmärgile: Eesti integreerimine NATOsse ja Euroopa Liitu, demokraatlike institutsioonide tugevdamine ning Eesti kultuuri ja identiteedi kaitsmine. Esimene eesmärk oli geopoliitiline, ta mõistis, et Estonia, väike riik suure naabri kõrval, vajab rahvusvahelist kaitset ja toetust, et säilitada oma iseseisvust. Ta töötas väsimatult, et veenda NATO liikmesriike, et Balti riikide vastuvõtmine on õige ja vajalik ning tema argumendid olid nii moraalsed kui ka strateegilised. Teine eesmärk oli sisetöö, ta mõistis, et demokraatia ei ole lihtsalt valimiste pidamine, vaid institutsioonide loomine, õigusriigi põhimõtete juurutamine, kodanikuühiskonna arendamine. Ta kasutas oma presidendi platvormi, et rääkida nendest teemadest, et haridada avalikkust, et toetada neid, kes töötasid demokraatia tugevdamise nimel. Kolmas eesmärk oli kultuuriline, ta mõistis, et Eesti identiteet, mis oli säilinud läbi 50 aasta okupatsiooni, oli nüüd ohus uuel viisil globaliseerumise, kommertskultuuri, kultuurilise homogeenistumise tõttu. Ta rääkis pidevalt vajadusest kaitsta eesti keelt, toetada Eesti kultuuri, säilitada Eesti identiteeti, mitte isolatsionistlikul viisil, vaid avatud, aga teadlikul viisil. Oma teise ametiaja lõpus, aastal 2001, kui Lennart lahkus presidendi ametist, oli Estonia muutunud äratuntamatult. Riik, mis oli olnud okupeeritud ja alla surutud 50 aastat, oli nüüd vaba, demokraatlik, õitsev. Estonia oli NATO ja Euroopa Liidu kandidaatriik, riik, mida maailm tunnustas ja respekteeris. Lennart võis olla uhke selle üle, mida tema põlvkond oli saavutanud, nad olid säilitanud Eesti identiteedi okupatsiooni all, nad olid võidelnud vabaduse eest, kui see tundus võimatu, ning nad olid ehitanud uue Eesti, kui vabadus tuli. Aga Lennart ei puhkanud, ta jätkas kirjutamist, avalikke esinemisi, kultuurilist tööd. Ta oli veendunud, et tema põlvkonnal on kohustus edastada oma kogemusi ja õppetunde järgmistele põlvkondadele, et noored eestlased mõistaksid, kui kallis oli nende vabadus, kui palju inimesed ohverdasid selle nimel. Viimased aastad enne oma lahkumist aastal 2006 Lennart veetis kirjutades ja reflekteerides. Ta töötas oma mälestuste kallal, kuigi need ei jõudnud kunagi avalikkuseni täielikult. Tema lähedased ütlevad, et ta kirjutas palju Siberist, aga need tekstid olid liiga isiklikud, liiga valulised, et neid avaldada. Ta kirjutas oma vanematest, oma vendadest, inimestest, keda ta kohtus laagris, lastest, kes ei jõudnud koju, emadest, kes kaotasid oma lähedased, meestest, kes kaotasid oma väärikuse. Need lood olid liiga rasked, et neid jagada avalikult, aga Lennart tundis, et ta peab need kirja panema, et nad ei kaoks ajalukku. Tema pere säilitab neid tekste, aga nad ei ole kunagi avaldanud neid, austades Lennarti soovi hoida need kõige intiimsemad mälestused privaatsena. Aga isegi ilma nende tekstideta on Lennarti pärand selge, ta oli mees, kes võitles kogu oma elu vabaduse, väärikuse, kultuuri eest, kes ei andnud kunagi alla, kes hoidis lootust ka kõige tumedamatel aegadel. Kui Lennart lahkus aastal 2006, leinas kogu Estonia. Tema mälestamine oli riiklik ja tuhanded inimesed tulid tänavatele, et austada meest, kes oli olnud nende hääl, nende südametunnistus, nende juht. Aga tema lahkumine tõi ka küsimusi, mida me ei tea veel Lennarti elust. Millised lood jäid rääkimata? Millised saladused viis ta kaasa? Tema lähedased ütlevad, et oli asju, millest Lennart ei rääkinud kunagi, kogemusi, mis olid liiga traumaatilised, et neid jagada. Oli öid Siberis, mida ta ei kirjeldanud kunagi, hetki, mis olid liiga valulised, et neid meenutada. Aga need vaikused räägivad oma lugu, nad räägivad traumast, mis oli nii sügav, et seda ei saanud sõnadesse panna, kannatusest, mis oli nii intensiivne, et seda ei saanud jagada. Täna, rohkem kui 50 aastat pärast Lennarti naasmist Siberist, on tema pärand elus. Estonia on vaba, demokraatlik riik, Euroopa Liidu ja NATO liige. Eesti keel ja kultuur on elus ja õitsev. Eesti identiteet on tugev.
Ning see on osaliselt tänu Lennart Merile ja tema põlvkonnale, kes keeldusid alla andmast, kes võitlesid kultuurilise ellujäämise eest, kes hoidsid lootust elus. Lennarti lugu on lugu ellujäämisest, vastupanust, lõpuks triumfist. Aga see on ka meeldetuletus, kui habras vabadus on, kui kergesti see võib kaduda, kui oluline on võidelda selle eest iga päev. Lennarti õppetunnid, et kultuur on vastupanu vorm, et identiteet on ellujäämise võti, et lootus on võimsam kui hirm, on aktuaalsed täna sama palju, kui nad olid 60 aastat tagasi Siberis. Aga üks küsimus jääb vastamata, mida Lennart nägi Siberis, mis muutis teda nii sügavalt. Mis oli see kogemus, mis kujundas tema kogu elu? Tema lähedased ütlevad, et Lennart nägi kannatust, inimeste jõhkrust, aga ta nägi ka midagi muud, ta nägi inimeste vastupanuvõimet, nende võimet säilitada oma inimväärikust kõige jõhkramates tingimustes, nende võimet armastada, loota, unistada isegi siis, kui kõik tundus kaotatud. Need vaatlused kujundasid Lennarti maailmavaadet, ta uskus inimeste headusesse, ta uskus kultuurijõusse, ta uskus, et vabadus on võimalik, kui inimesed keelduvad alla andmast. Need uskumused viisid teda läbi tema elu, läbi kõigi raskuste, kõigi väljakutsete, ning lõpuks nad viisid teda ja tema rahva vabaduseni. Lennarti pärand ei ole ainult poliitiline või kultuuriline, see on ka moraalne ja vaimne. Ta näitas, et on võimalik säilitada oma inimväärikust kõige jõhkramates tingimustes, et on võimalik võidelda vabaduse eest ilma agressiivsuseta, et kultuur ja haridus võivad olla võimsamad vahendid kui jõud. Need õppetunnid, mis Lennart õppis Siberis ja mida ta kandis kogu oma elu, on tema suurim kingitus Eesti rahvale ja kogu maailmale. Nad on meeldetuletus sellest, mis on tõeliselt oluline, mis on väärt võitlemist, mis teeb meist inimesi. Ning nad on lootuse sõnum, et isegi kõige tumedamatel aegadel, isegi kõige jõhkramates tingimustes, on võimalik säilitada oma inimväärikust, oma lootust, oma usku paremasse tulevikku. Trellid jätk, Lennart Meri stsenaarium, lõpuosa. Aastal 2002, aasta pärast presidendiametist lahkumist, tegi Lennart midagi, mida ta polnud teinud 50 aastat, ta naasis Siberisse. See polnud ametlik visiit, vaid isiklik palverännak, mida saatsid ainult tema perekond ja väike dokumentaalfilmi meeskond. Lennart tahtis näha kohti, kus ta oli elanud 12–18-aastaselt, kohti, mis olid kujundanud tema kogu elu. Lend Moskvast Kirovi oblastisse kestis 4 tundi ja kogu selle aja Lennart istus vaikselt akna ääres, vaadates alla Venemaa lõpmatuid metsi ja jõgesid. Tema abikaasa Helle ütleb, et ta ei rääkinud peaaegu midagi kogu lennul, ta oli oma mõtetes, oma mälestustes, valmistudes kohtumiseks minevikuga, mida ta oli püüdnud aastakümneid vältida. Kui lennuk maandus väikeses lennujaamas, mis oli ehitatud pärast sõda, astus Lennart välja ja hingas sügavalt Siberi õhku, sama õhku, mida ta oli hinganud 60 aastat tagasi, kui ta oli veel laps. Kuidas tunneb inimene, kes naaseb kohta, kus ta kannatas nii palju? Milline on see emotsioon, kui sa seisad taas kohas, mis oli sinu elu kõige tumedamal perioodil? Asundus, kuhu Meri perekond oli saadetud aastal 41, oli nüüd peaaegu tühi. Enamik barakeid olid kokku varisenud, mets oli võtnud tagasi ala, mis oli kunagi olnud täis deporteerituid. Ainult mõned vanad hooned seisid veel, nende katused vajunud, seinad kaldus. Lennart kõndis aeglaselt läbi selle koha, peatudes iga paari sammu tagant, vaadates ümber, püüdes leida midagi tuttavat. Ta leidis lõpuks koha, kus oli seisnud baraki, kus tema perekond oli elanud. Nüüd oli seal ainult betoonist vundament, kaetud sammaldega ja võsaga. Lennart seisis seal pikka aega, käed taskutes, vaadates alla. Dokumentaalfilmi režissöör tahtis teda filmida, aga Helle palus anda talle aega, olla üksi oma mõtetega. Pärast umbes 10 minutit hakkas Lennart rääkima, aeglaselt, vaikselt, nagu räägiks ta iseendale. Ta kirjeldas, kuidas baraki oli välja näinud, kus oli nende perekonna nurk, kus oli ahi, mida nad pidid iga õhtu kütma, et mitte külmuda. Ta rääkis, kuidas tema isa Georg istus õhtuti selles nurgas ja luges neile eesti luulet, kuidas tema ema Alice Brigitta laulis neile laule, et nad saaksid magada. Need mälestused, mis olid olnud lukustatud tema meeles aastakümneid, tulid nüüd välja, aeglaselt, valulikult. Lennart külastas ka kalmistut, kus olid maetud deporteerituid, kes ei elanud üle Siberi talvi. Kalmistu oli samuti maha jäetud, ristid olid kaldus või kukkunud, paljud hauad olid tähistamata. Lennart kõndis ridade vahel, lugedes nimesid, mis olid veel loetavad.
Ta leidis mõned nimed, mida ta mäletas, inimesed, kellega tema perekond oli elanud samas barakis, lapsed, kellega ta oli mänginud, vanemad inimesed, kes olid surnud esimesel talvel. Iga nime juures ta peatus, vaikis hetke, nagu oleks ta palvetanud või meenutanud. Dokumentaalfilmi meeskond filmis seda kõike kaugelt, austades tema privaatsust. Helle ütleb, et see oli üks kõige emotsionaalsemaid hetki, mida ta oli kunagi näinud. Tema mees, endine president, mees, kes oli alati olnud tugev ja kontrollitud, seisis nüüd selles mahajäetud kalmistus ja nuttis vaikselt. Tema õlad värisesid. Kuidas saab inimene kunagi täielikult taastuda traumast, mis on nii sügav? Kuidas saab edasi liikuda, kui osa sinust on jäänud kinni minevikku? Õhtul pärast pikka päeva Siberis istus Lennart hotellis ja andis intervjuu dokumentaalfilmi jaoks. See oli esimene kord, kui ta rääkis nii detailselt ja nii isiklikult oma kogemustest deportatsioonis. Ta rääkis külmast, mis oli nii intensiivne, et sa tundsid, kuidas see tungib läbi kõik riidekihtide, läbi naha, läbi liha kuni luudeni. Ta rääkis näljast, mis oli pidev, mis ei kadunud kunagi, mis tegi, et sa mõtlesid toidust iga ärkveloleku hetke. Ta rääkis hirmust, mis oli alati olemas, hirm, et sa ei ela üle järgmist talve, hirm, et su vanemad surevad, hirm, et sa ei näe kunagi enam oma kodumaad. Aga ta rääkis ka millestki muust, ta rääkis lootusest, mis ei kadunud kunagi täielikult, lootusest, et ühel päeval Estonia on jälle vaba, et ühel päeval ta saab naasta koju. See lootus, ütles Lennart, oli see, mis hoidis teda elus, mis andis talle jõudu jätkata, kui kõik tundus lootusetuna. Intervjuu kestis 2 tundi ja lõpuks Lennart oli täielikult väsinud, emotsionaalselt tühjendatud. Aga ta ütles, et ta tundis ka kergendust, ta oli lõpuks rääkinud, ta oli jaganud seda, mida ta oli kandnud endas 60 aastat. Dokumentaalfilm Tagasi Siberisse, mis valmis aastal 2003, oli võimas ja liigutav. Eesti vaatajad nägid oma endist presidenti, meest, keda nad austasid ja armastasid, seismas mahajäetud barakite varemetel, nutmas kalmistul, rääkimas oma traumast esimest korda nii avalikult. Film oli šokeeriv paljudele, nad ei olnud kunagi mõistnud, kui sügavalt Siberi kogemus oli Lennartit mõjutanud, kui palju valu ta oli kandnud endas kogu oma elu. Aga film oli ka teraapiline, paljud teised deportatsiooni ohvrid ja nende järeltulijad nägid filmi ja tundsid, et nende lood olid lõpuks räägitud, et nende kannatus oli lõpuks tunnustatud. Lennart sai tuhandeid kirju pärast filmi esilinastust, inimesed tänadasid teda julguse eest rääkida, jagasid oma lugusid, oma mälestusi, oma traumasid. Need kirjad näitasid, kui paljud eestlased kandsid endas sarnaseid haavu, kui paljud olid vaikinud aastakümneid, kartes või häbenedes rääkida sellest, mida nad olid kogenud. Aastal 2004, kui Estonia sai NATO ja Euroopa Liidu liikmeks, oli Lennart austatud külalisena tseremoonial Tallinnas. See oli hetk, mida ta oli oodanud kogu oma elu. Estonia oli nüüd osa läänemaailmast, kaitstud NATO kollektiivse kaitse poolt, integreeritud Euroopa majandus- ja poliitilisse struktuuri. Lennart seisis tseremoonial, vaadates NATO ja Euroopa Liidu lippe lehvimas kõrvuti Eesti lipuga ja ta mõtles tagasi sellele 12-aastasele poisile deportatsioonivagunis, kes oli unenägu vabast Eestist. See unenägu oli nüüd reaalsus, aga tee siia oli olnud pikk ja valulik. Pärast tseremooniat andis Lennart intervjuu, kus ta ütles, see hetk on mitte ainult Eesti võit, vaid kõigi nende võit, kes kannatusid okupatsiooni all, kes võitlesid vabaduse eest, kes ei kaotanud kunagi lootust. See on pühendatud neile, kes ei elanud seda päeva nägema, deporteeritutele, kes surid Siberis, võitlejatele, kes ohverdasid oma elu, kõigile, kes uskusid, et Estonia saab olla vaba. Need sõnad, öeldud mehelt, kes oli ise üle elanud deportatsiooni, olid võimsad ja liigutavad. Viimased aastad enne oma lahkumist aastal 2006 Lennart veetis peamiselt kirjutades ja kohtudes noortega. Ta külastas koole ja ülikoole, rääkis õpilastele ja üliõpilastele Eesti ajaloost, okupatsioonist, vabaduse võitlusest. Ta rõhutas alati, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, et iga põlvkond peab seda kaitsma, et ajalugu võib korduda, kui me ei ole valvsad. Noored kuulasid teda sügava austusega, nad mõistsid, et nad kuulavad elavat ajalugu, meest, kes oli kogenud asju, mida nad said ainult lugeda raamatutest. Lennart rääkis neile ka lootusest, ta ütles, et isegi kõige tumedamatel aegadel on võimalik säilitada lootust, et isegi kui kõik tundub kaotatud, ei tohi kunagi alla anda. Need kohtumised noortega andsid Lennartile palju rõõmu, ta nägi neis Eesti tulevikku, põlvkonda, kes kasvas üles vabas riigis, kes ei pidanud kogema seda, mida tema põlvkond oli kogenud.
Aga ta tahtis ka, et nad mõistaksid, kui kallis oli see vabadus, kui palju inimesed olid ohverdanud selle nimel. Kevadel 2006 Lennarti tervis hakkas halvenema. Ta oli 77-aastane ja tema keha, mis oli kandnud Siberi privatsioone, okupatsioonistressi, aastakümneid intensiivset tööd, hakkas lõpuks alla andma. Aga tema vaim oli endiselt tugev. Ta jätkas kirjutamist, kohtumisi, avalikke esinemisi nii kaua, kui ta suutis. Tema viimane avalik esinemine oli mais 2006, kus ta rääkis Eesti Kirjanike Liidu üritusele kultuurilise identiteedi tähtsusest. Ta ütles, kultuur on see, mis teeb meist eestlased. Mitte territoorium, mitte majandus, mitte poliitiline süsteem, vaid kultuur, meie keel, meie lood, meie laulud, meie mälu. Seda me peame kaitsma, seda me peame edasi andma järgmistele põlvkondadele. See on meie kohustus neile, kes tulid enne meid ja ohverdasid kõik, et me saaksime olla vabad. Need olid tema viimased avalikud sõnad ja nad kokku võtsid tema elufilosoofia, kultuur kui vastupanu vorm, kultuur kui identiteedi alus, kultuur kui ellujäämise võtti. Suvel 2006 Lennart veetis enamiku ajast kodus, ümbritsetuna perekonnast ja lähedastest sõpradest. Ta teadis, et tema aeg oli lõppemas ja ta valmistus selleks rahulikult, väärikalt. Ta kirjutas kirju oma lastele ja lapselastele, kus ta jagas oma mõtteid, oma lootusi nende tuleviku kohta, oma õppetunde elust. Need kirjad, mida perekond säilitab privaatselt, on Lennarti viimane pärand tema lähedastele, isiklikud, intiimsed, täis armastust ja tarkust. Ta rääkis ka oma lähedaste sõpradega, jagas mälestusi, naeris vanade lugude üle, nutis mõnikord, meenutades neid, kes olid läinud enne teda. Aga ta ei kurtnud kunagi, ei väljendanud kunagi kahetsust. Ta ütles, et ta oli elanud täisväärtuslikku elu, et ta oli näinud asju, mida ta ei oleks kunagi osanud ette kujutada, Eesti vabadust, Eesti õitsengut, Eesti tulevikku. Ta oli rahul. Augustis 2006 Lennart Meri lahkus rahulikult, ümbritsetuna oma perekonnast. Tema lahkumine šokeeris Eestit, kuigi kõik teadsid, et ta oli haige. Presidendi kantselei teatas tema lahkumisest ja kogu riik peatus hetkeks. Lipud langetati poolde masti, televisioonis ja raadios mängiti Eesti muusikat, inimesed tulid spontaanselt Vabaduse väljakule, et süüdata küünlaid ja jätta lilli. Järgmised päevad olid täis mälestusi, ajakirjad ja ajalehed avaldusid eriväljaandeid tema elust, televisioonis näidati tema filme, raadios loeti tema kirjutisi. Inimesed jagasid oma mälestusi Lennartist, kuidas nad kohtusid temaga, mida ta neile ütles, kuidas ta neid mõjutas. Tema mälestamine oli riiklik ja tuhanded inimesed tulid tänavatele, et austada meest, kes oli olnud nende hääl, nende südametunnistus, nende juht. Lennart maeti metsakalmistule Tallinnas, kus puhkavad paljud Eesti suurkujud. Matused olid lihtsad, aga väärikad, nagu Lennart ise oleks soovinud. Kõnelesid tema lähedased sõbrad, kolleegid, perekond. Nad rääkisid mehest, kes oli olnud rohkem kui president, rohkem kui kunstnik, rohkem kui intellektuaal, ta oli olnud sümbol, eeskuju, inspiratsioon. Nad rääkisid tema julgusest, tema tarkusest, tema huumorist, tema armastusest Eesti vastu. Aga nad rääkisid ka tema kannatustest, tema traumast, tema võitlusest. Nad rääkisid, et Lennart ei olnud kunagi täielikult vaba Siberist, et see kogemus oli jäänud temaga kogu elu, et ta kandis neid haavu oma südames kuni lõpuni. Aga nad rääkisid ka, et ta ei lasknud sellel traumal end määratleda, et ta kasutas seda kogemust, et olla parem inimene, parem juht, parem eestlane. See oli tema suurim saavutus, mitte see, et ta sai presidendiks, vaid see, et ta säilitas oma inimväärikuse, oma kaastunde, oma lootuse hoolimata kõigest, mida ta oli kogenud. Täna, rohkem kui 16 aastat pärast Lennarti lahkumist, on tema pärand elus ja tugev. Estonia on jätkuvalt vaba, demokraatlik riik, NATO ja Euroopa Liidu liige. Eesti keel ja kultuur õitsevad. Eesti identiteet on tugev. Ning see on osaliselt tänu Lennart Merile ja tema põlvkonnale, kes võitlesid selle vabaduse eest, kes ei andnud kunagi alla, kes hoidsid lootust elus ka kõige tumedamatel aegadel. Lennarti lugu on lugu ellujäämisest, vastupanust, triumfist. Aga see on ka lugu traumast, kannatusest, ohvritest. See on lugu, mis peab olema räägitud ja räägitud uuesti, et järgmised põlvkonnad mõistaksid, kui kallis on vabadus, kui habras on demokraatia, kui oluline on võidelda nende eest iga päev. Lennarti õppetunnid on aktuaalsed täna rohkem kui kunagi varem.
Maailmas, kus demokraatia on taas ohus paljudes kohtades, kus autoritaarsed režiimid tugevnevad, kus väikesed rahvad on taas ohustatud suurte võimude poolt, on Lennarti lugu meeldetuletus, et vastupanu on võimalik, et kultuur on võimas relv, et lootus ei tohi kunagi surra. Ta näitas, et isegi kõige jõhkramates tingimustes on võimalik säilitada oma inimväärikust, et isegi kui kõik tundub kaotatud, ei tohi kunagi alla anda. Need õppetunnid, mis Lennart õppis Siberis ja mida ta kandis kogu oma elu, on tema suurim kingitus mitte ainult Eesti rahvale, vaid kogu maailmale. Nad on meeldetuletus sellest, mis teeb meist inimesi, mis on tõeliselt oluline, mille eest tasub võidelda. Ning nad on lootuse sõnum, et isegi kõige tumedamatel aegadel, isegi kõige raskematel hetkedel on võimalik säilitada lootust, et parem tulevik on võimalik, et vabadus võib võita.